No tere ilusat reedet! Ma loodan, et teil kõigil läheb väga hästi. Mina omalt poolt tahaksin siin jagada ühte mõnusat kogemust, mille osaks ma olen saanud viimaste kuude jooksul. Mulle jäi eelmise aasta lõpus silma üks hästi lahe õppeasutus, mille nimeks on Hyper Island. Ma ise surfasin veebis ringi ja otsisin omale võimalust õppida graafilist disaini, sest et ma tahtsin olla ise võimeline tegema sellised lihtsamad tööd ise ära ühe öö jooksul või niimoodi selle asemel, et saata mingi disaineriga neid töid ja näiteid ja mõtteid ja parandusi nädalate kaupa edasi-tagasi joonistades, kirjutades, helistades ja nii edasi. Et mulle meeldib, ma teen naksti ise ära, kõik on tehtud. Ühesõnaga, siis ma jõudsin siinse koolini Hyper Island, mis asub põhiliselt siis Rootsis, õppekeskkond on inglise keeles. Ja ma avastasin siit tegelikult ühe täitsa teise programmi, mille nimeks on e-commerce business. Täiesti fantastiline. See kestab aasta aega, veerand sellest on muidu ka praktika, tasuline loomulikult. Ja kõik, mis nad siin õpetavad, see tundus mulle selline nagu rusikast silmaauku. Siis põhimõtteliselt minule hakkas see väga huvi pakkuma, aga siis ma vaatasin, mis hinnad on. 40-nädalane kursus maksab 135 000 Rootsi krooni. Ups, üksikema, 135 000 Rootsi krooni. Kust ma selle raha võtan? See on veits alla 20 000 euro. Jah, et tundus alguses veidi võimatu missioonina, aga samas ma hakkasin vaatama, et inimesed, kes elavad Rootsis, Norras, Taanis, Soomes, Islandil või Fääri saartel, olenemata rahvusest, nemad saavad seal tasuta õppida. Okei, siis hakkas väike selline lootuse tuluke põlema, et äkki on mul siiski mingi võimalus olemas. Aga see oleks siis tähendanud vähemalt minu strateegiates, et ma peaksin võib-olla minema siis Kopenhaagenisse mingiks pooleks aastaks tööle, kuna ma Kopenhaagenis olen pikalt ise elanud, et siis sealt nii-öelda, kui mul seal on aadress sisse registreeritud olen, aadressi on olemas, siis ma saaks äkki tasuta siia kooli ennast kirja panna. Aga see tundus jälle kuidagi selline keeruline, sellepärast, et mul on üks väike laps. Ma ei tahtnud teda nii hirmsasti solgutada edasi-tagasi, seda enam, et meil oli talveks ette nähtud lõunamaale sõit mitmeks kuuks. See oleks tähendanud siis seda, et mitu kuud Mehhikos, mitu kuud Taanis ja siis veel minna Rootsi. Et Taanis olles ta oleks kindlasti pidanud veel lasteaeda minema, sest kui ma Taanis tööl käin, siis ei ole nagu muud varianti ja Rootsis läheb ta ka loomulikult eelkooli, nagu seal kutsutakse. Jälle oli nagu nokk-kinni saba lahti situatsioon. Soovi ikkagi kripeldama, et seda enam, et see kool tundub just olevat minu maitsele. On olemas selline asi nagu Hyper Island Applicant Hangouts ja siin toodi välja selline mõnus link kollaažile piltidest, mis on siis täiesti peegeldavad selle kooli miljööd. Kas teate, et seal koolis on võimalus ööpäevaringselt kokku saada oma grupikaaslastega? See on öö läbi lahti, nädalavahetustel lahti. Seal pannakse palju rõhku tiimitööle loomulikult, vigadele, selles mõttes, et vigadest õpitakse. Kui keegi teeb vea, siis võetakse see vastu suure hurraaga, hakatakse vaatama, mis saaks paremini teha. Et see kool tundus mulle, väike paralleel tuleb siin, et kuna ma palgatööl enam ei suuda olla, ma olen ettevõtja või freelance olnud juba pikka aega, juba mitu aastat, see tähendab seda, et ma olen harjunud ise oma päeva kontrolli all hoidma, ise otsustan, millal ma mida teen. See tähendab ka koolis käimist, kui ma läheks akadeemiline tavaline ülikool, niivõrd piiritletud, niivõrd reeglites, niivõrd vigadele fokuseerunud selle asemel, et võimalustele rõhutada. Et see nagu hästi ei istu ja Hyper Island on just selline, see ongi nende unikaalsus, et loovus, kreatiivsus, kõik selline on nende jaoks A ja O. Mõtle suurelt, see käib hästi palju läbi, isegi siin slaididel, ja fakts ei ole päris nagu see, et see tuleb siin edasistes slaidides mitmes kohas tuleb välja, think big, mõtle suurelt.
mõtle, mida annab veel teha, võimalused, võta need arvesse. No ühesõnaga, see kool peegeldab täiesti minu ellu suhtumist. Ma jäin ikkagi selle asjaga tegema, selles suhtes ma võtsin kooliga ühendust, et küsida nagu oma võimaluste kohta, et okei, kui ma lähen Taani elama, mis siis saab, bla bla bla. Ja siis tuli välja suhtlusel nendega, et nad saavad mul vastu võtta hoopis minu Taani isikukoodi alusel. Mul on Taanis oma isikukoodi, mul on Norras ka isikukood. Mõlemad oleks väga hästi töötanud. Et ma ei peagi minema Taani elama, ma ei peagi sinna tööle minema. Ma võin Mehhikos istuda ja oma dokumendid sisse anda ja oma Taani või siis Norra isikukoodi anda ja kogu moos. Kuidas saab veel paremini minna? Lihtsalt 135 000 Rootsi krooni hüppas mulle sülle. See kogemus olgu siis kinnituseks nendele inimestele, kes on valmis lahti raskma sellise puuduse illusiooni, keskendumist sellele, mida ei ole. Otsi parem võimalusi, kuidas saada. Kui mina oleksingi süvenenud sellele, et okei, mul ei ole raha, et seal õppida. Kõik, kõmm, läinud. Või mul ei ole võimalust minna kuskile sinna Skandinaavia riiki nii kiiresti elama, sellepärast, et tõesti see teeks mu lapse elu põrguks. Jääb ära, kool jääb ära. Selle asemel ma otsisin võimalusi, mis veel võimalik on. Ma võtsin nendega ühendust ja küsisin, mis veel võimalik on. Ja väga kiirelt tuli see vastus, aga mis siin ei ole probleemi, palun väga. Suurepärane. Et ma soovitan sinul ka, kes sa oled veebiturundusest huvitatud graafilisest disainist. Siin on nagu selline super keskkond selleks, nagu nemad ütlevad, 98% lõpetanutest saavad esimese 3 kuu jooksul peale lõpetamist 1 või isegi rohkem tööpakkumist. Ja näiteks ma tean ise omast käest seda, et Kopenhaagenis selle kooli haridusega on 300-eurone tunnitasu täiesti tavaline. Et mõelda, kui see aasta on läbi tehtud, mis võimalusest siis veel avanevad? Või fokuseerun oma nende samustele puudustele, üksikema toetusi kuskilt ei saa, alimente ei saa, riik ei toeta, riigil on jumala suva, mis toimub. Ei, võtame arvesse, mida ma oskan. Ma oskan vabalt taani keelt, norra keelt, inglist keelt, eesti keelt. Mul on juba eelnev kogemus veebiturunduses, kõik ise omandatud. Nüüd ma saan ju paberi, täiesti fantastiline. Et vaata ka see kool üle, võib-olla sina oled varem õppinud või töötanud Skandinaavias, siis järelikult sul on ka kohalik isikukood olemas. Siis sa võid täpselt samamoodi sinna ennast kirja panna. Muideks sellisel baasil kirjapaneku võimalus lõpeb 15. aprillil, nii et vaata kähku läbi hyperisland.com, mis kursused seal sinu jaoks kõige paremini sobivad ja pane ennast kirja. Võib-olla sul on hoopis võimalik see raha omale kokku ajada, võib-olla sul on see raha juba olemas, samas saab seal ka maksta kuubaasil. Et need võimalused on ka täiesti olemas, et siin on 1 kuni 2 aastased programmid, nii palju kui ma tean. Et vaata ise see veebileht lähemalt läbi. Et see oli siis minu reede õhtune soovitus sinule, kes oled huvitatud ennast avama võimalustele, oled võimeline mõtlema suurelt. Praegu sul kindlasti käis praegu 10 põhjust peast läbi, miks sa ei saa sellest osa võtta, kuigi tahaks. Aga saad küll, vaata üle. Võid minuga täiesti ühendust võtta. Leiad elukui-seiklus.ee kodulehelt leiad minu kontaktiandmed ja võid minuga ühendust võtta ja küsida lähemalt selle kooli kohta. Aitäh sulle kuulamast, mõnusat reede õhtu jätku!